Tere kõigile, kes te olete tulnud nautima seda suurepärast ilma suurepärases linnas, loomulikult suurepärases seltskonnas. Kui mulle paar kuud tagasi pakuti võimalust siin kõneleda, siis ei kõhelnud ma kaua. Nagu öeldud, iga kõne on ju võimalus. See on võimalus rääkida ja läbi räägitu ka ennast tundma õppida. Enda tundma õppimine aga on terve elukestev protsess. Ja on mind õnneks aina tuttavamaks teinud selle isikuga, kes iga hommik mulle peeglist otsa vaatab. Endaga tuttavaks saamine avardab aga ka oluliselt maailma. Maailma ja selle mõistmise piire. Seega vapralt kõnepidamise lahingusse. Ometigi oli ka paar nii-öelda konksuga küsimust, mis siiski mõneks ajaks mõtlemist andsid. Esiteks, päris raske teema, tuli kalendrist valida ju selle kevade esimene mõnus soe õhtu. Sellega sain õnneks hakkama ja ma loodan, et te naudite täpselt samamoodi seda õhtut nagu minagi. Esimene samm tehtud, mis siis ikka, teise asja juurde. Kõne tuleb valmis teha. Ma usun, et siin osad mäletavad, nagu keskkooli lõpukirjand või esimene armastuskiri, mitte see SMS emojiga mingiga, et tead ma nagu armastan sind või midagi sellist, vaid selline pikem ja põhjalikum. Nii me olemegi siis koos sellel suvisel soojal õhtul ja loodan, et ka kõne ise annab midagi nautimiseks, sest kaasamõtlemine on ka omaette nauditav protsess. Ja soovimata mitte pikemalt grillida täna siia kogunenud kõnekunsti gurmaane, asungi nüüd menüü esitlemise juurest pakutava õhtusöögi enda juurde. Küsimus on ju lihtne. Paide 3000. Mis 3000? Kas aasta 3000? Aastani 3000 on jäänud ju kõigest veel 979 aastat. Maailma ajaloos on see pisku, mulle endale aga ilmselge liig. Kas lennatakse aastal 3000 siis mingites roheenergiate lennumasinates mööda linna, olles minetanud ise ka vähemalt oskuse jalagi kõndida? Või on erinevad saatuse löögid meid paisanud tagasi kiviaega ja hakkame taas õndsas teadmatuses uue ringiga Paide ajalugu kirjutama? Ei oska isegi arvata, kas Paides saab selles uues ajalooringis taas Paide. Või ehk proovida ennustada, kas Paide on omas kohas alles ja ikka veel samas staatuses. Või hoopis ära õgitud üle Eesti laiali valgunud mega Tallinna poolt. Visates pilgu meie kodulinna pikka ja keerukasse minevikku, tuletan meelde, et ainuüksi linnaõiguste saamisest täitub Paidel sel aastal 730 aastat. Siis julgen pakkuda, et Eesti ja ka terve maailm vajab sellist Paidet. Väikest, aga mitte liiga väikest. Sellist mõnusat pelgupaika, kus siiski ei pea ennast üksildasena ja maailmast ära lõigatuna tundma. Mina tahan väga, et Tallinn ei jõuaks siia. See lämmataks meie väikelinna hinge. Ja mis Paidel praegugi viga? Olen juba ühel eelneval Paide sünnipäeval ütelnud, et Paide on ülikoolilinn, Paide on merelinn, Paide on tööstuslinn, teatrilinn, seda enam, kui meil nüüd ka juba oma teater on, loomulikult ka muuseumilinn. Kuidas nii? Lihtsalt, väga lihtsalt. Kõik Eesti rannad, ülikoolid, tööstused, teatrid, muuseumid asuvad siit vaid 1 tunni kaugusel. Üsna paljudel tallinlastel kulub tööle, kooli, lasteaeda, teatrisse jõudmiseks see sama 1 tund. Nagu meilgi siit Paidest, 1 tund ja Tallinnas, 1 tund ja Tartus või Viljandis või Pärnus. Kõik valikud on olemas. Oluliselt rohkem teatreid ja muuseume kui Tallinnas ainuüksi. Ja kõik tunni kaugusel. Või kui soovite teistpidi, tunni lähedusel. Kui ühel päeval pidime Viimsis, kuulake selle koha nime sotsiaalselt positsioneerivad kõlav Viimsis. Viimsis elavate tuttavatega koos Tallinnast teatrisse minema, siis nemad helistasid meile ja teatasid, et nemad hakkavad nüüd Viimsis sõitma.
me ütlesime, et me hakkame ka nüüd Paides sõitma. Nemad pabistasid, et loomulikult me jääme hiljaks. Lõppkokkuvõttes me jõudsime loomulikult enne neid, sest meie teel ei olnud ummikuid. Me jõudsime minuti enne neid ja nii mõnus olid Viimsi omadele ära tehagi. Paide on mega. Paide on mega. Peame seda ka ise tahtma ja uskuma. Selleks, et Paide oleks mega, peame oskama leppida ka sellega, mis siin on puudu, sest osade meie unistuste realiseerumine võib muuta meie kodulinna liiga radikaalselt. Näiteks on aeg-ajalt üle Eesti omavalitsustele pakkumisel parem tulevik töökohtade lisandumise näol. Ehitame teile puidurafineerimise tehase, väikse tapamaja loomade jaoks või hoopis tuumajaama. Tulevad uued töökohad. 3000 uut maksumaksjat, hästi laekuvad maksud, linn lööb õitsele. Kas meie praegu siin võtaks need pakkumised vastu? Kui kõik see oleks siin olemas, siis ehk peaksime Paides vastu aastani 3000. Või ei peaks? Või ütleks kohe igale pakkumisele igaks juhuks ei, hästi suure ja sükse rasvase ja selge ei. Või siiski igaks juhuks jah. Kuidas siis edasi, paidekad, aastani 3000? Millist Paidet tahame meie praegu, millise Paide me oma järeltulijatele jätame? Või näiteks on see 3000 hoopis 3000 sammu Paides. 3000 praeguse moodsa 10 000 asemel. Olete proovinud Paides 3000 sammu mingi kindla ringi peal, keskväljakult kuhugi suunas, võib-olla ka ringiga siia tagasi või hoopis Saarelverest kuhugi. Paide on ju nüüd paisunud oluliselt. Võimalusi on lõputult, kuhu need 3000 sammu teid viivad ja mis ka väga tähtis, teekond ise. Milline on see teekond? Mõtlesin siin kõnepidajate nimekirja nähes väikese hingevärinaga selle aukortust äratava seltskonna ees, ma ei pea ennast sugugi siin silmas, et kas ka nemad kõnnivad Paides oma 3000 sammu. Ja mida nemad Paidest näeks, tähele paneks ja mõtleks. Kas me võiks läbi nende silmade tunda uhkust Paide üle või hoopis häbeneda oma kodulinna? Kuidas me ise Paidet näeme ja märkame? Väike unine linn, tolmuste ja tihti ka auklike tänavatega, kena kiriku ja raekojaga, väsinud ja lagunenud peatänava majad, lõputu prügi, mis tuleb pagan teab kust kohast ja millega sõda on sama lõputu. Paide linna vanem osa võiks isegi praeguses seisus olla omamoodi pisike nukulinn, kui see prügi vahelt rohkem välja paistaks. Pudelid, purgid, klaasikillud, paberid, maskid, konid, sihvkad, mis pagan iganes kellegi käte vahelt välja pudeneb. Kohati tahaks karjuda kellegi peale selle prügi pärast ja loomulikult eelkõige just selle prügi mahajätja peale. Kahtlen muidugi, kas see aitaks, aga siiski. Proovida ju võib, kohe karjuks nagu noor keskkonnaaktivist Greta. Äkki aitab. Tõesti, kuidas nii saab? Tõusen pargipingilt ja kõik, mis oli, sinna jääbki, mis siis, et prügikast on sammu kaugusel. Kust paganas sellised inimesed tulevad? Mis neil viga on? Miks nad seda oma kodus ei tee? Või äkki teevad? Äkki see on neile loomulik? Ehk ma eksin, kuid minu arust läheb see ka aasta-aastalt hullemaks. Tundub, et prahihunnikud kasvavad vähemalt ühes proportsioonis prügi sorteerimise ja muu öko- ja keskkonnahoiu jutuga. Kuhu siit edasi? See praht on ju suuremalt jaolt meie tehtud paidekad. Tõsi küll, mitte teie. Teisse minul on teistsugune usk. Need meied on loomukilkult praegu kusagil mujal ja loomulikult seda sõnumit ei kuule. Ega neil sellest kah väga vahet ei oleks. Jääbki vaid küsida meilt siin, kuhu ja kuidas saame meie siin igaüks kuidagi midagi panustada, et aastaks 3000 ei oleks Paide Eesti suurim prügimägi ja tehtud 3000 sammu ajal saaks hoopis segamatult meie nukulinna nautida. Tunneksime koos uhkust selle üle, et oleme Eesti puhtaim omavalitsus
Selle nimel ju tasuks pingutada. On olemas ka kehvem võimalus. Õpiks sellest probleemist lihtsalt mööda vaatama. Aga ikka, kuhu ja kuidas edasi? Äkki aitaks meid edasi 3000 erinevat visiooni. Aga kas alati peab tõesti just olema visioon selle sõna tohutus gigantses mõttes, mis elu edasi viib? Või sõna projekt, kui suursuguselt see kõlab, projekt. Kunagi tegi ansambel näiteks lihtsalt esinemiseks uue loo valmis, nüüd teevad ansamblid projekte. Lõpuks tuleb välja, et oli ka lihtsalt uus lugu. Omaette lugu on kindlasti visiooniga projektid. Nagu näiteks Eesti Energia suured õlitehaste projektid maailma eri nurkades, kõik suunaga kaugesse õnnelikku tulevikku. Oli visioon, oli ambitsioon, oli projekt, olid miljonid, vist isegi 100 miljonid. Kõik läks käima, suur projekt suure visiooni nimel. Nüüd maksame oma igapäevaste pisikeste elektriarvete kaudu kinni seda lõpuni tegemata projekti ja selle eest tegijatele makstud tulemustasusid ja preemiaid. Mina ise vist ei oskaks sellist visiooni näha ja projekti teha. Küll aga ma oskan nende suurte tegijate õnneks oma elektriarvet maksta. Nagu kõik teiegi. Meie väike panus, aga nii vajalik, et nii suured ja uhked projektid ja visioonid saaks kinni makstud. Kuhu ja kuidas siis ilma projektita edasi? Ilma visioonita. Iga algav päev koputab hommikuti päkapikust pakikullerina jälle meie uksele ja lükkab seesama päkapikk kavalalt muiates üle ukse meile sisse uue paki. Oleme selle paki ise tellinud, kuid asume siiski seda toreda õhinaga lahti pakkima. Mis üllatus seal sees küll võib olla. Mõnus tuhing argab hinge. Täna on see uus päev. Uus elu on algamas. Pakkepaberi klõbin virgutab nagu hommiku kohv ja ootus kasvab veelgi. Kuni ühel hetkel vaatab avatud pakist vastu argipäev. Minu argipäev. Iga hommik. Uuesti. See nii igapäevane, nii tuttav ja korduv, kohati tüütu. Igapäevased 3000 pisiasja. See on nii mõttetu, võiks tänapäevaselt siin soiguda. Ongi või? Võiks moodsas keeles vastu küsida. Mis siis on nii mõttetu? Hommikune ärkamine, hommikusöögi tegemine, kooli tööle minek, sõpradega, lastega suhtlemine. Kas see tõesti on kõik mõttetu? Või on selle mõttetuse loosungi esitajas endas nii suur ebasekindlus ja selle loosungi taha on hea ennast oma saamatuses ja võib-olla ka rumaluses peita? Igapäevased 3000 pisiasja. Me peame neid tegema, kuid meie endi otsustada on, kuidas me neid teeme. Meie igapäevased pisitoimingud on nii suur osa meie elust, et need tahest tahtmata hakkavad meid ka ise vormima. Me teeme neid väikseid tavapäraseid toimetusi ja nemad teevad meid. Kui suhtume nendesse tegevustesse hooletult, lohakalt, siis need tegevused ajapikku aitavad meis endas kinnistada sedasama lohakust ja hooletust. Kui aga hästi ja keskendunult saame vastu tasapisi järjest parema tulemuse. Kui hästi, siis hästi. Kui halvasti, siis halvasti. Suhtumine on siin oluline, sest siit areneb midagi edasi. Äkitse aitavadki need 3000 igapäevast tüütud pisiasja meid visioonide täitumise juures. Olen kindel, et just need väikesed toimingud on üks oluline osa sellest, mis viib meid kuhugi. Viib indiviidina, viib perekonnana, kogukonnana, terve rahva, riigi ja maailmana. Meil jääb valida vaid see suhtumise osa. Ja suhtumine kujuneb aegamööda erinevate tõekspidamiste baasil. Usun, et siin võiks osalt abi olla selliste mõistete nagu töökus, lugupidamine, austus, väärikus, reanimeerimisest. Kuhu need küll kadunud on?
ei ole vist väga kadunud, lihtsalt jäänud mugava ja laisa võrdsuse varju. Me kuuleme seda tihti, võrdsus. Alustan oma treeningrühmades lapsevanemate koosolekuid ikka selliselt. Mina ei ole teie lapsega võrdne. Ja jälgin mõnuga uustulnukate ilmeid. Kuidas ei ole võrdne? Kuidas ta seda saab ütelda? Vaatad, kas mõni käsi sirutub telefoni järele, et teatada ruttu võrdõiguslikkuse volinikule. Mina olen õpetaja ja tema on õpilane. Mina olen õppinud spetsialist, tema on teadmisimuline laps. Mina olen täiskasvanu, tema on laps. Kui midagi juhtub, siis millegi pärast kaob see võrdsuse jutt ju kohe ja mina olen vastutav. Kui te olete oma lapsega võrdne, kui õpetaja on teie lapsega võrdne, miks te siis ise siia koosolekule tulite? Saatnud laps. Me oleme ju kõik võrdsed. Las me oleme oma rollides ja las need rollid aitavad ka seada piire ja reegleid. Kuule Tarmo, Tarmo õpilase poolt on minu kõrvade jaoks väga vale. Õpimegi siis aegamööda selgeks. Õpetaja Tarmo, treener. Paljude lastega õpime järjepidevalt seda, et võiks suhtluse alustuseks ütelda tere. Vähe sellest. Ebavõrdsuse tipuna nõuan, et laps ütleks õpilasena õpetajale esimesena tere ja ka teistele täiskasvanutele. Sõna palun on tänapäeval asendunud iseteadliku nõudva vormiga. Ma tahan. Kõige selle õpetamine võtab palju aega ja nõuab järjepidevust. Palju lihtsam on kõigest sellest loobuda ja selleks sobib see võrdsuse loosung väga hästi. Seega, nagu ka vanas Kreekas, noorus on hukas. Või on lapsevanemad oma ajaloolist rolli minetamas, proovides sobituda praeguse hetke moevooludega kasvatustöö valdkonnas. Või siis hoopis kasvatustöö tegemata jätmise valdkonnas. Mõtelge, kui tore loosung. Meie peres otsustab laps. Päris mugav lahendus. Mina täiskasvanu veeretan otsustuse lapse peale koos vastutusega. Laps otsustas poepärandale pikali visata ja karjuda. Lapsevanemad täidavad kaasaegse teadliku lapsevanema rolli ja arutavad teatraalselt karjuva lapsega, et see ei ole hetkel sobiv käitumine ja kas ta sooviks püsti tõusta ning karjumise ära lõpetada. Meie kõik seal kõrval täidame oma rolli ja kuulame kannatlikult seda dialoogi, ehk siis lapse lõugamist ja vanemate omaette rääkimist. Tavaliselt alistuvad vanemad, nad lihtsalt ignoreerivad last. Täna ei taha see laps poes normaalselt käituda ja ta ei hooli oma vanematest ega ka teistest niigi palju, et oma käitumist korrigeerida. Homme ta kordab seda lasteaias, siis koolis, siis mujal ja olemegi tasapisi valmis vorpinud järjekordse erivajadustega indiviidi. Meie erivajadustega laste klasside arv kasvab kordades. Nendega eraldi tegelevate õpetajate ja erispetsialistide arv kasvab kordades. Koormus ühiskonnale kasvab kordades. Kuhu ja kuidas edasi? Muidugi on ka nutikamaid lapsevanemaid. Iga probleemi tekkimisel on neil taskust võtta nutiseade ja torgata see lapse nina alla. Laps hakkab kohe normaalseks tänapäeva lapseks. On vaikselt ja vaguralt oma nutiseadmega, keskendunud pingsalt, ei sega oma nutikaid nutivanemaid ega ei häiri ka ümbruskonda. Hea lahendus. Ja sobib kindlasti väga hästi loosungiga lapse arendamisest tänapäevases maailmas. Kas tõesti? Nüüdseks on meil kooli lõpetanud juba mitmeid ja mitmeid lende nutipõlvkondi. Ikka arvuti taga, ikka mängides, arendades oma IT-oskusi. Ja samas on meie väikeses Eestis väike IT-katastroof. IT-spetsialiste otsitakse taga luubi ja päris suure palganumbri abil. Kuhu siis on kadunud meie IT-põlvkond? Või pigem oleme siin ise ennast välja vabandanud suutmatuses kasvava põlvkonna nutisõltuvust piirata
või seda suunata. Loomulikult on tänapäeva maailm nutimaailm ja see on meie elu igapäeva osa. Samas ei tohi sinna ära uppuda ja sinna ei tohi kaduda ka lapsevanemad ise lapse kõrvalt. Hakkame endast peale ja paneme need toredad abimehed oma käe otsast pisut kaugemale, nii kaugele, et nad ei hiiliks pidevalt kätte tagasi. Võtame endale julgus ütelda lapsele, mina olen lapsevanem, sina ole laps, mõlemad omas rollis. Ütleme seda sõbralikult, ütleme armastusega, kuid siiski väga selgelt ja väga kindlalt. Selle keerulise ja lõputu teema juures pean nüüd hakkama otsi kokku tõmbama, et mitte sattuda tüütu moraalijutlustaja rolli, aga annaks siiski mõned oma pikaajalisest praktikast tulenevad ja aina rohkem enda peas kummitavad mõtted. Tänapäeval võiks ju siia lisada, et esitan suisa challenge'i, siis on ehk asi rohkem tegemist väärt, just kui projekt oleks. Lapsed on ju meie tulevik, lapsed on meie Paide 3000. Seega, esiteks, rääkige lastega rohkem. Ei, mitte nii vähe, veel rohkem. Küll nad hakkavad ka vastama, isegi need pubekad. Teiseks, pange lapsed vastutama enda, oma tegude ja ka ümbruse eest. Nende võimete piires, järge hallainnake neid, neil on päris suured võimed. Ajage neid rohkem õue, las mängivad päris lastemänge, sealt õpivad nad reaalseks eluks vajalikku nii suhtlemise kui ka praktilise tegevuse osas oluliselt rohkem kui ekraanide taga. Ja äkki teevad ära oma 3000 sammu päevas. Neljandaks, andke lastele võimalus ja kohustus teha regulaarselt, mitte ühekordselt projekti korras erinevaid koduseid töid, koristamine, niitmine, nõude pesemine, kartulite koorimine. Teadmine, et töö vajab tegemist, peab olema harjumus, mitte karistus. Viiendaks, ma arvan, et see kusagil 7-8-aastane laps peaks olema võimeline ise oma asju kokku panema, voodid korrastama, lauda põrandat pühkima ja omama muid samalaadseid elementaarseid oskusi. Neid saab hästi omandada, kui need ongi lapse igapäevased kohustused. See on tema panus perekonnas. Tulevikus saate siit kriipsu teha, töö on tema panus ühiskonnas, ta on harjunud panustama. Siit kasvab ka lapse enesekindlus. Mina oskan, mina suudan, mina olen vajalik. Kuuendaks, ärge õpetage lapsele abitust. Ei ole vaja kiidelda oma lapse nõrkustega kui millegi eripärasega, vaid aidata tal nendest üle olla. Seitsmendaks, arvuti on küll tänapäeva elu oluline osa, kuid ikkagi vähem arvutit, rohkem elu. Kaheksandaks, õpetage laps otse oma sõpradega suhtlema. Ei ole vaja üksteisele kõrval istudes teineteisele SMS-e saata ja näidake ka ise head eeskuju. Üheksandaks, toredaid asju on tore teha, aga ka paljud hetkel mittemeeldivad toimetused tuleb ära teha. Kasutage julgemalt sõna peab. Ei ole vaja lapsel tekitada arusaamist, et toimub ainult see, mis talle meeldivaks räägitakse. Kohati on lihtsalt nii, et peab ja peab kohe ja ilma pikema jututa. Hoidke võimaluse piires laps eemal labasustest, mida võib kohata paljudes kohtades ja selgitage, mis on nalja ja labasuse vahe. Ja nüüd ehk lõpetaks selle teemalise targutamise ja hakkan ka ise mõtlema, kuidas oma lapsega hakkama saada. Ehk muutub midagi, kui 3000 lapsevanemat Paides kas või natukene siit midagi juurde saavad ja oma rolli enda lapse tuleviku kujundamisel veel kord läbi mõtlevad. Lapse tuleviku nimel ju tasub vaeva näha. Tasub vaeva näha, andes neile võimaluse luua endist paremad inimesed. Tasub aidata sirguda oma lapsel iseseisvaks. Mõtelge selle nii tavalise sõna peale. Iseseisev. Liitsõna iseseisev. Ise püstiseisev, ise hakkama saab, kasvab suureks, käib tulevikus ise tööl, saab ise oma perega, oma lastega hakkama, ei vaja tuge, ei ela vanemate kulul, ei ole aega mööda vajunud sotsiaaltoetustest äraelamise võrku, maksab hoopis ise riigikassasse makse. Selle rahast ehitatakse ju teid, saadakse tasuta haridus, arstiabi, valmivad lasteaiad ja toimib ka abitute aitamine.
nimi on uus normaalsus. Hea, et meie põlvkond umbes 30 aastat tagasi ütelnud sama Nõukogude Liitu kuulumise kohta. Uus normaalsus. Sellega tuleb leppida. Mis vabadusliikumine? Nõukogude maskid ette ja sellega tuleb leppida, see ongi meie uus normaalsus. Õnneks jäid tookord peale need ebanormaalsed. Ja meil oli õnn lahkuda sellest visioonist, mis pidi viima võrdsuse ja ühise õnneni. Võrdsus on kohati justkui lõks. Maha kõik, kes pingutavad, tahavad teha midagi paremini, olla paremad, saavutada rohkemat, torvata mööda, olla esimesed. Inimkond ei oleks ju arenenud tänase tasemeni, kui meie esivanemad oleks hakanud võrdsus natukene ebardlikus mõistes kasutama, selleks, et kõiki tagasi sikutada. Miks te proovite paremini? Oleme võrdsed. Miks te teete paremini? Oleme võrdsed. Me ei saa suhtuda nii võrdselt. Kulutame lõputult energiat põllukivide lihvimisele ja samas laseme tuhmuda teemanditel. Võib-olla kasutaks nii põllukive kui ka teemandeid omadel eesmärkidel. Las pingutab, las julgeb olla parem, olla esimene, tormata mööda. Kiidame selle eest, ärme hoia tagasi. Need pingutajad on maailma palju panustanud, teinud midagi erilist. Las nad teevad seda edasi. Kuidas? Ikka pingutades. Kuhu? Ikka tulevikku. Aga Paide, aga 3000. Loomulikult ka ikka parimat tahtes ja ikka tulevikku. Millisesse? Täpselt ei tea. Kas 3000 viimast elanikku hääbuvas Paides? 3000 vast sündinud praeguse 300 asemel? 3000 prahitükikest vähem maas? 3000 turisti seda puhast ja kaunist Nuku linna imetlemas. 3000 päkapikkust pakikandjat igal hommikul, 3000 pakki 3000 Paide perele üle andmas. Ja 3000 Paide peret avastamas oma pakist. Oma selle päeva 3000 igapäevast pisiasja, mis ikkagi viivad jälle elu edasi. Minu 3000 sõna saavad kohe täis. Millest ma siis rääkisin? Võib-olla mitte millestki. Kunst on ju vist seegi, kui panna ritta 3000 sõna, kas või 3000 inimese eest. Aga mitte kellelegi neist, justkui mitte millestki. Kõik sõnad jookseks lihtsalt maha ja jääks me jalgu nagu talvel jääle loobitud liiv. Muutumas kevadiseks tolmuks, kuni selle peseb soe kevadvihm. Ja kadunud siis olekski kõik 3000 sõna, kuid midagi jääks siiski maha. Äkki 3000 pisikest mõtet. See olekski nende sõnade parim kõla. Aitäh kuulamise, kaasamõtlemise ja hea seltskonna eest.